Ja viis viimane ala. 3. rada Tartu Kalev, 4. rajal tiitlikaitsja Audentese spordiklubi, Nõmme kergejõustikuklubi 5. rajal, 6. rajal spordiklubi Fortis ja 7. rajal Tallinna Spordiselts Kalev. Iseenesest nüüd muidugi põnev, kes seekord kas Audentese klubi või Tallinna Kalev või Tartu Kalev ja tegelikult on ka Nõmme kergejõustikuklubi väga tugev. Ja tubli nende koos siis täna Lilian Neerot, Maarja Vorobjov, Annaliis Saks, Anna-Gret Luks, Audentese spordiklubil Susi Anett Taavik, Kristi Ojala, Pärl Eelmas, Arina Nitš-Poruk, 3. rajal Tartu Kalevil Ireen Tartu, Silvia Veermäe, Urmi Tari ja Margit Kalk, Fortisel Kätlin Kruus, Kertu Jänes, Mirjam Toom, Liina Valk ja Tallinna Kalevil Kristina Kusienko, Diana Širbinina, Monika Miitina, Nadjezda Gritskevitš. Start antud ja kes neist kõige nobedamalt tundub, et 8. või 7. rajalt Kristina Kusemko on alustanud hästi jookseb ka Nõmme, Lilian Neerot ja jäänud on vist sees natuke Ireen Tartu Kalevist. Suhteliselt kenasti ja koos tullakse ja kas sealt siis spordiklubi Fortis ja Kätlin Kruus äkki võiks olla ees. Nüüd on seest tõusmas, aga võimalik, et see on Susi Anett Taavik, jah. Hästi keeruline öelda. Ei ole tegelikult keeruline. Numbrid 1 ja 9. Nõmme kergejõustikuklubi, Audentese spordiklubi, Tartu Ülikool on küll ja Tartu Kalev on päris taga, aga 9. numbri all siis Nõmme kergejõustikuklubist Lilian Neerot on teinud siis kõige nobedama esimese vahetuse ja annab vahetuse üle nüüd Maarja Vorobjovile. Teisena vahetab Audentese spordiklubi, Kristi Ojala läheb jooksma. Ja kas oli 3. seal Fortis Kertu Jänes, siis Tallinna Kalev, Diana Širbinina ja Tartu Kalev Silvia Veermäe jookseb seal teist vahetust. Tartu Kalev läks ette. Silvia Veermäe on siis nii tublit teist jooksu teinud. Ja Urmi Tari peaks saama siis nüüd Audentese spordiklubi peaks olema teisel kohal ja Susi Anett Taavik, kes seal praegu see Kristi Ojala, kes praegu jooksmas, Pärl Eelmaa läheb jooksma 3. Ja 3. keda näeme võib-olla kas Fortis või on see Nõmme kergejõustikuklubi. Just Nõmme kergejõustikuklubi vahendab 3. ja saatis teele Annaliis Saksi, kui Urmi Tari on endiselt Tartu Kalevit siis ees hoidmas ja teisena tulemas siis endiselt Pärl Eelmaa ja Audentes, aga läheneb iga sammuga nüüd Urmi Tarile ja Tartu Kalevlannadele siit ja Tartu Kalevil on muidugi viimases vahetuses välja panna Margit Kalk. Selline kõva tegija ja kes on siis Audentesel. Audentesel on see Arina Nitš-Poruk, nii et ilmselt peab Pärl Eelmaa siit võimalikult suure vahe sisse jooksma. Küll need Tartu Kalevlannade vastu, kui nüüd jääb Tartu Kalevlanna Urmi Tari praegu teisele kohale püsima, hetkel on vahed küll päris suured. Siin näeme siis Pärl Eelmaad, kes ka täna üsna mitu jooksu juba teinud enda klubi eest. Ja eks see ka väljendub tema näogrimmassis. Täna on ikka kõvasti pingutatud. Nii on ja Pärl Eelmaa saadab siis teele lõpuks Sarina Nitš-Poruki ja Sarina Nitš-Poruk peab jääma ja edu hoidma siis Margit Kalgi ja see keeruline ole. Urmi Tari on ka nüüd raske jooksu selja taha jätnud ja Margit Kalgil päris keeruline ülesanne ees ootamas. Nõmme vahetab 3. Nõmmel läheb jooksma Anna-Gret Luks viimast vahetust. Fortis läheb 4. ja neil jookseb siis Liina Valk, pikakasvuline noor neiu ja viimase 5. vahetab nüüd Tallinna Kalev, jooksma läheb Nadjezda Gritskevitš. Siin näeme siis jooksma Sarina Nitš-Porukki ja kuidas on edumaa siis Margit Kalgiga, kas on piisav, et seda edumaad hoida. No tundub küll niimoodi, Margit Kalk teeb küll ülivõimsed samme, aga see vahe on ikkagi suur ja Sarina Nitš-Poruk pole ka lihtsalt
savijalgadel jooksevaid ikkagi ka palju treeninud ja Margit Kalk on päris hoogsalt lähenemas, kui nüüd päris haamrit ei saa, Zarina Netšiporuk peaks tulema võitja finišisse, nii on. Ja Margit Kalk küll läheneb päris usinalt, aga ei jõua. Zarina Netšiporuk, Audentese spordiklubi on võitjad. Margit Kalk toob Tartu Kalevi üle joone teisena. Ja kolmas koht nüüd. On see nüüd Tallinna Kalev tõesti või? Ei, see on Nõmme, loomulikult Nõmme ja Anna-Gret Luks, kes lõpetab kolmandana, Liina Valk toob Fortise üle neljandana ja